see Mehhiko pealinna südalinn. Esmalt paistab silma katedraal Metropolitana, mis on ehitatud hispaanlaste kolonistide poolt. Siin on väga palju teisi ehitisi, mis on täpselt samamoodi oma välimuselt koloonia-aegsed rajatised. Terve suur plaasa, mis tegelikult asub täpselt katedraali ees, kahjuks ma seda selle nurga pealt näidata ei saa, on tegelikult rajatud nii-öelda varemetest või materjalist, millest oli ehitatud iidne asteekide linn Tenochtitlan, mis on nüüd ligi 30 aastat tagasi alles nüüd välja kaevatud osa sellest, mis on kõige suurem tempel, Temple Mayor, mis paistab sealt majade vahelt natukene välja, on nüüd ainult varemad sellest järgi. Et kui Hernán Cortés siia tuli, siis ta otsustas kukutada terve see võim ja kultuur ja hävitada kõige suurem linn selleaegne ehk Tenochtitlan ja heitada selle asemel hispaanlaste koloonia Mexico Teotihuacan. 50 kilomeetri kaugusel Mehhiko Cityst. Tulin siia bussiga, mis võttis umbes tund aega, et siia jõuda ja lõppude lõpuks olen jõudnud kõige asteekide linna südamiku tsentrisse ehk Kuutemplisse. Võib vaadata siit. See päris tipp on kohe täitsa seal üleval, kuid kahjuks siin üles meid ei lasta täna. Kaugemalt võib näha kohe päris kaugel. Vaat see sama seal päiksetempel. See on umbes 70 meetri kõrgune, küllap oli ta aga kõrgem ja vähegi ilusam, kui hetkel ta tänapäeval on. On ta maailma 3. kõrgem püramiid. Ainult Egiptuse püramiidid suudavad kõrguselt ületada seda massiivset püramiidi, mis on ligikaudu 3 miljonit tonni rasket kivi. Siit keskelt, mis siit liigub, see liigub enam-vähem täpselt lõunast põhja, on tee, mida kutsutakse surnute alleeks. Küllap siin keskel on väike altar, kus kohas siis nii-öelda peeti miitinguid rahvale. Siin arvatavasti tuli rahvas üldse kokku ja tähistasid mis iganes neil ka siin vaja ei olnud. Kuid vaade on sellest täiesti super. Vaade päiksetemplit vaadates alla Kuutempli peale. Seal tagant on ilusti näha Kuutempel, mis on kõnin Tula tänavatel, mis on 80 kilomeetrit põhjas Mexico Cityst. Tulnud siia, et näha seda ühte templit tegelikult, mis on oma olemuselt vägagi tähtis nii tervele Mehhiko kultuurile kui ka asteekide, sest teadaolevalt asteegid olid nii-öelda siis tänapäeva mehhiklaste esiisad. Et paremini aru saada, millega tegu on, siis see koht kuulus nii-öelda sellisele kultuurile nagu toltekid. Nemad olid siis ühesõnaga siuke kultuur, kes ehitas juba ennem asteeke oma impeeriumi. Asteegid väga imetlesid nende tööd ja olid väga inspireeritud nendest. Üleval on ühed siuksed kivikujud, millest see tempel on kõige rohkem siis tuntud. Need on 4,5 meetri kõrgused sõdurikujud, mis siis on ilusti alles jäänud.
lugu, miks see nii tähtis just on sellepärast, et kui me teame fakti, et kui hispaanlased tulid siia Mehhikosse ja alustasid nii-öelda siis oma ahnusrikas sõda asteekide vastu, siis just Toltekite kuningas, kes siin ennem nii-öelda legendi järgi elas, nii-öelda pika habeme ja pikkade juustega vanamees, kes siis mingi päev lihtsalt otsustas siis lahkuda ja pidavat siis kunagi tagasi tulema. Kuid see inimeste suhu ikkagi edasi rääkima ja kui hispaanlased kohale tulid, siis uskus asteekide kuningas tollal Moctezuma teine, et just hispaanlased, Hernán Cortés on see mees, kes oli siis nii-öelda toltekite nii-öelda vana kuningas. Uskus tema naasmist, kuid tegelikult mis juhtus, oli täielik katastroof nende kultuurile kui ka impeeriumile. Olen oma teekonnal päris palju juhtunud nägema siukseid põõsatavalisi kaktusi, mis täiesti, ma ei oska öelda, mis selle asja nimi küll on, aga pole üldse siukest asja näinud mitte. Nagu näha on, see on päris okkaline asi. Parem mitte puutuda, mine sa tea, mis ma siit saan. Aga ma ei usu, kaktustega üldse siuke hea lugu, et kui paneme tähele, kui vaatame Mehhiko lippu, siis Mehhiko lipp on oma värvidelt sarnane Itaalia lipule, kui keskel on seal siis nii-öelda kaktus, mille otsas siis patseerub kotkas ja see kotka käes on nii-öelda siis mitte käes, vaid küünis on temal nii-öelda siis madu. Miks see just on lipu peale tulnud, on sellepärast, et kui asteegid ei olnud oma nii-öelda oma eluasemet veel leidnud, siis nad nii-öelda siis rändasid ringi, aga ja otsisid nii-öelda seda kohta, kuhu siis oma nii-öelda siis linn ehitada. Ja juhtuski olema niimoodi, et tänapäeva Mehhiko tsentrum, mida me siis eelnevalt kutsusime Tenochtitlan, kus on siis praegu ka näha siis Tempel Mayor, on siis täpselt see koht, mida asteegid uskusid, et on universumi päris tsenter. Välja busseid väikesed. Kõnnin oma teega nüüd El Tajini poole, milleks ma tulin siia pisut ida poole Meksikot, umbes 6 tundi bussiga Mehhiko City's üks kohta nagu Papalantla või tegelikult ausalt öeldes Papantla, nii nad ütlevad selle kohta. Aga millegipärast ma ikka ütlen Papalantla. Aga jõudsin eile päevapaiku Papalantla. Ja nüüd võtsin veel bussi ligi umbes 5–10 kilomeetrit Papantlast eemale
nii-öelda püramiidide vahele, El Tajini püramiidid ja see pisike tee siit. Ma ei tea, kaua ma siit kõndima pean küll, aga tõenäoliselt kusagil need püramiidid peaksid seal olema. Hommikust 29. aprill ja olen jõudnud oma teekonnaga Veracruzi osariiki El Tajín vanasse iidsesse linna. Ma pole päris kindel, mis kultuur selle ehitas, aga see on olemuselt tunduvalt vanem kui Azteekide impeerium. On see siis 6 tundi bussiga sõites Mehhiko Cityst. Lisaks tuli võtta veel üks ligi 30-minutiline bussisõit lähimast suurimast asulast, kus ma ka siis öö veetsin. Vot siukene imeilus, müstiline, kuid sellest väga huvipakkuv iidne maailm. Väga huvitav on leida ennast siin esimese turistina, näha kõike seda ja kogeda, see on lihtsalt fantastiline. Kusagil selle linna vahel peaks olema üks kõige kuulsam ja kõige rohkem vist külastatud templitest ja see kannab nime nii-öelda nišide tempel. Kui me siit lähed, vaatame siis isegi nendest lähemal olevatest püramiidest võib näha niše, mis on ilusti kõik välja, need ei ole isegi graveeritud, vaid need on lihtsalt kividest laatud, nagu näha. Kindlasti osa sellest on ka taas üles ehitatud, et oleks turistidel rohkem näha. El Tajíni kõige kuulsam nišide tempel. Siin on teadaolevalt 365 niši. Tundub, et need on kividest laotud üksteise peale. Eelnevalt oli värvitud see püramiid punaseks ja iga nišš oli värvitud mustaks. See teerada, mis siit nüüd paistab El Tajíni linna tänavatel, ei olnud mitte lihtsalt niisama tänav, vaid see oli koht, kus mängiti pallimängu. Pallimäng polnud mitte siukene, mida meie ette kujutame, kus käis mäng ära ja üks sai võitja, teine kaotaja, vaid see mäng käis siin päris tõsiselt kohe elu ja surma peale. Eelnevalt oli neil siin siukene kummispall, mis tuli lüüa läbi kivistrõnga. Kahjuks seda kivistrõngast siin näha ei ole, kuid muuseumites on nad ilusti nähtaval. Eelnevalt öeldud on siit hästi näha, mis võis juhtuda nende mängijatega, kes pallimängu kaotasid. Just nimelt, nendest said lihtsalt ühed ohvrid ühes religioosses ürituses. Jõudnud tänasega Majade maale ehk nende impeeriumi üsnagi tolleaegses sentrisse kohta nimega Palenque, üks kõige kuulsam tempel, mis siit paistab, või püramiid. Selle nimi on Temple of Inscriptions. See on üks kõige kuulsamaid sellepärast, et tegelikult see pole lihtsalt püramiid, vaid see on tegelikult surnukamber, ühe kõige kuulsama Majade aegse valitseja surnukamber. Ja selle kõrval seal, kus seal turistide hordid on siis öelda arvatavasti tema kuninganna või naise nii-öelda sarkofaag või siis surnukamber. Samuti, et mõlemast nendest tõesti ka leiti üles nii-öelda need isikud ja mille pärast nad on väga tähtsad arheoloogilised leiud on sellepärast, et
et seintesse kui igale poole ümberringises templisse on jäetud maha märgid või jutt nii-öelda valitseja elust kui ka tema surmast. Seega on see valitseja väga hästi tuntud nii omal ajal kui ka tänapäeval. Kui see, mis teie seisab, peaks olema trepp, siis võib järeldada sellest, et maajadel pidi olema kas väga pikad jalad või väga hea hüppevõime. Praktiliselt põlveni. Ja siit on hästi näha siuksed, kuidas ma ütlen, võlvitud laed või aknad, uksed, kuidas nimetada. Aga olid nad disainitud just majade poolt, sellepärast et ruumid oleksid ilusti valgustatud, ilusti nende suurte kivimüüride vahelt. Ja tõesti on ideaalne ja super koht. Näete, ma saan isegi sisse siia minna vist. Väga lahe. Vaatame, mis pull siin on. Võib ainult ette kujutada, kuidas võis siin olla maajade elus. Kuid mina tulen siia 21. sajandis ja leian ennast siit metsiku looduse keskelt Põhjamaa inimene. Siin ka kaks täie rääkinud. Tahab pilti teha, ma peale leian neile. Hola! See on see, et pole vaja kuhu igale poole ronida. Siukene fucking pikk maa ülesse minna. Ja veel eriti, kui nii sitaks palav ja umbne nagu siin on, siis see võib olla päris jalge murdev tegevus. Minu teekonna esimene sihtkoht Yucatani poolsaarel. Koht kannab nime Etsna, kuulus ta maajadele. Siin on näha mitmeid templite sarnaseid varemeid, ehk kõige uhkem nendest siin täpselt keskel. Ümberringi 360 kraadi, kus ma praegu ise olen, mis on ka täpselt templi otsas, võib näha suurepäraseid ehitisi, mis võisid oma hiiglaegadel näha värvilised ja massiivsemad, kui nad tänapäeval on. Nagu teada, majade tsivilisatsioon lagunes 900. aasta peale Kristust, kuid siin elu teadaolevalt toimus veel 600 aastat veel hiljem peale majade tsivilisatsiooni lõppu. Miks see juhtus, on väga raske öelda. Ma arvan, et ei ole arheoloogid ega ajaloolased jõudnud selle koha veel kokkuleppele, miks see küll juhtus. Kuid üks väidetavatest põhjustes võis olla põud, ja mis tekitas inimestes pahameelt oma valitsejatest, keda nad pidasid jumalatega sarnaseks. Et küllap oli see rahulolematus ja inimesed hakkasid kaotama usku oma valitsejatesse ja jätsid neid suuri varemeid enda tagant järgi, mis meil on tänapäeval ilusti veel nähtaval peale neid mitmeid tuhandeid aastaid.
Nii, olen jõudnud Uxmaali ja olen leidnud endale ühised sõbrad. Üks sõber on mul täpselt siin. Natukene häbelik, kuid sellegist väga julge. Loodetavasti mulle kallale ei tule. Ta läheb närvi juba. Ja kus sa lähed nüüd? Kus sa lähed? Mida sa teed seal? See on ikka väga lähedal. Võiks sama hästi puutuda. Mine või. Nii, see suur ovaalne tempel on nüüd, kannab nime Uxmal ja see on nüüd umbes 2 tundi Yucatani pealast meridest. On ta tõesti oma välimuselt täiesti teistsugune kui eelnevad nähtud. Üldse peaks mainima, et nüüd olen näinud igast erinevaid püramiidtempleid, nii ovaalseid nišidega kui ka astmikpüramiide. Tõesti olenevalt regioonist kultuur ja ehituskultuur ja arhitektuur on tõesti oluliselt täiesti erinev. Ja selle videoga seletada lahti, milline võis näha nende religioon või kuidas nad seda, kuidas nägid ette nende püüdsemised ja religioonne elu. Võib-olla kõik teavad, ma usun, et kindlasti kõik on kuulnud kooliajas kas või, et väga sagedane tegevus oli inimeste ohverdamine, kus neil siis tõmmati südamed rinnust välja sealt samast, ütleme, templi otsast ja siis lihtsalt kehad tõugati siia alla. Et tegelikult polnud asi lihtsalt lihunikutöös, vaid oli asjal regionaalne mõte. Kõige suurem kingitus, mida üldse sai Jumalale anda, pidigi olema siis inimese enda süda ja veri. Et pidev veristamine oli nende igapäevane elu, polnud mitte lihtsalt tapmine. Et isikud, kes tõesti ohverdati, nemad siis pidavad ilusti taevariiki jõudma. Et ma ei usu, et kindlasti keegi vabatahtlikult läks, võib-olla tõesti ka läks, aga kuid see oli nende jaoks väga vajalik, näiteks asteekide jaoks, kes nüüd on siis, kes tänapäeva Mehhiko aladel elavad, vanad asteegid, nemad uskusid, et see on vajalik selleks, et päike tõuseks iga päev. Maajade jaoks nemad ei olnud nii hullud lihunikud, kui olid nüüd asteegid, kui võrreldes nende statistikat, kuid nende jaoks oli see kindlasti vajalik, et lisaks inimohverdustele nad ka veristasid iseennast, ütleme, preestrid ja lasid endalt nii-öelda siis verd välja kõrvadest, keeltest kui ka peenistest, et see võis olla päris jäik tegevus meie jaoks siin. Et uskusid nad, et on olemas 13 taevast ja 9 põrgut ja et terve maailm nii-öelda siis ulbib ühes tiigis ühe suure sisaliku selja peal. Et väga raske on seda tõesti uskuda, ütleks meil tänapäeval, kuid nende jaoks oli see tõesti niivõrd tõene, et olid vajalikud mitte igapäevased, kuid ohverdused. Ja siis ütleks nii, et meie maailm hetkel pidavad siis olema 5. maailmas, et ennem seda pidavad siis olema 4 maailma, mis olid juba oma otsa leidnud. Ja et päike ilusti tõuseks ja maailm ikka ilusti edasi jätkuks, olid tõesti vajalikud iga sagedased ohverdamised, inimohverdamised jumalatele. Olen jõudnud ilusasse superkohta, mis hästi kajastab tolleaegset pallimängu. Polnud lihtsalt nii-öelda pallimäng,
vaid mäng, mis oli täiesti religioosne üritus. Mäng, kus oli võitja, kus oli kaotaja, mäng, kus üks oli ohver ja teine oli võitja. Just nimelt täpselt nii. Seesama mänguväljak, mis nüüd peaks olema mänguväljak siin, oli koht, kus siis toimus religioosne üritus, pallimäng, kus võistlesid 2 meeskonda üksteise vastu. Idee oli selles, et leida meeskond, kes siis ohverdamisele saata. Ja selleks kindlasti oli ka siis kaotaja meeskond. Idee oli selles, et mõlemad meeskonnad, arvatavasti üks mängis siis ühel pool ja teine teisel pool, pidi lööma siis siukse kummist palli. Jah, tõesti, see oli kummist tehtud, oskasid nad sel ajal kummida hästi taimedest või mis iganes ja lüüa läbi selle kivistrõnga seal. Jah, et ainuke võimalus skoorida ja ellu jääda oli siis tõesti see kummipall sealt läbi lüüa või siis kaotada oma enda südarinnust. Kuidas näeb välja vaade iidse pilvelõhku otsast, näeb ta välja siis selline. Kui palju neid tegelasi siin on. Üks on siin ka. Suur isane. Ja tal on täiesti puhvi. Arvas, et mulle kalale ka veel murrab maha murreid. Ja siia ka. Harjab. See on üks. Siin on järgmine. Arvasti see on emane. Turjata. Ja seal on veel 3. Ja kus sa jooksed? Siia. Läheb kurjaks juba. Näed, ma võin siin kohe järgmise näite tuua. See on järgmine. Tere! Ja niimoodi siis ootan siin bussi. Sai just käidud siukses kohas nagu Uksmaal või öeldakse selle kohta Ušmaal. Seal on nüüd siis käidud, oli väga võimas tõesti. Ja nüüd siis oma teekonnaga Meride poole, mis on siis terve Yucatani osariigi pealinn. Ja samal ajal mõtlen siin, et mis küll teie võiks sel ajal teha, et minu kell praegu näitab 10 minutit läbi 11 päeval. Arvatavasti need, kes te Eestis elate, teie aeg võiks olla siis kusagil sinna 7 õhtupaiku. Arvatavasti te olete just tööpäeva lõpetanud ja inimesed, keda ma tean Austraaliast, tervitasidki teile. Arvatavasti teie siis juba olete vaikselt unemaal ja magate samal ajal, kui mina siin lösutan niimoodi. Mingi 3 aastat tagasi tänasest päevast seadsin endale eesmärgi näha kõiki 7 maailma imet. Kõiki kõige paremaid palasid, mis maailma pakkuda on. Ja nendest viimane minu jaoks on Chichen Itza ja siinsamast ta seisab teie ees. See maailmakuulus arheoloogiline tempel või nii-öelda ka astroloogiline tempel kannab nime El Castillo või Temple of the Kukulkan. See asub Meksikos ja see on täielik ajalooline pärl ja sama hästi kui ka maajade kalendri kõige parem näide. Kui vaadata nii-öelda fassaadi, siis on siin hästi näha, et siuksed suuremad trepid tulevad külje pealt ja neid on kokku 9 ja jagades need siis treppidega keskelt pooleks teeb see kokku 18 nii-öelda
niisugused suuremad trepiastmed ja 18 märgib siis majade jaoks 18 kuud, mis oli siis nii-öelda aastas oli siis 20 päevas kuud ja siin on hästi näha ka keskel trepid, mis liiguvad siis üles täitsa tippu. Trepiastmeid siis on kokku 364 pluss platvorm üleval teeb kokku 365, mis on täpselt siis aastapäevad. Nii 365 päeva, siis terve aasta ka nende jaoks. Väga hästi nad mõikasid seda laksu välja. Ja üks kõige parem asi, mis üldse selle asja juures on selle täielik paiknevus. Nagu me teame, aastas 2 korda siis märtsis ja septembris on päike täpselt liigub siis nii-öelda idast läände ja seda kutsutakse inglise keeles equinox. Kahjuks ma eesti keeles ka selle kohta nime küll anda. Equinox tähendab siis nii-öelda equal night ehk siis eesti keelde tõlgituna ühtlane või ühtne õhtu. See tähendab seda, et päike liigubki tõesti idast läände ja kui see juhtub 2 korda aastas, siis tekitab see Chichen Itza templi küljele siukse maataalise kujutise. Siin hästi on näha siin all, päris trepi all kohe on 2 siukest maataalist pead. Need maataalised pead saavad oma keha täpselt just equinoxide ajal, kui need samad varjud, mida me näeme, liiguvad täpselt nii-öelda trepi fassaadi küljele ja see tekitab illusiooni, mis näeb välja justkui täpselt nagu madu. Et tõesti on minu arvates on see on number 1 hetkel minu enda isiklikest lemmikutest. See on vapustavalt välimusega, selle ülesehitus ja selle täielik tähendus, see on tõesti üks maailma imedest. Ma võtan jälle sõna nüüd ja seekord ma olen leidnud endale uue sõbra, rentisin endale rolleri, et siin paremini ringi liikuda. Olen siis oma põhilised asjad, nii-öelda templid ja kõiksugused püramiidid enamust nendest kõik ära näinud. Ja nüüd on siis jäänud veel uurida nii-öelda need kurikuulsad senootasid ehk siis nii-öelda maa-alused koopad, kus siis nii-öelda maa-alused jõed liiguvad. Ja selleks on ideaalne sõiduk ongi täpselt siukene pisikene roller. See on siis 50 kuubikuline roller ja sõidab kiirelt, läheb 80 kilti tunnis ja pole üldse paha. Nüüd järgmised 3 päeva lihtsalt lähen kuhu tahan, teen mida tahan ja naudin täielikku vabadust. Olen hetkel täiesti sõltumatu ajast, ka rahast tegelikult ja võin teha absoluutselt kõike, mida tahan. Ja on olnud tõesti täna väga tore päev ja saab ainult veel paremakski minna. Paistab, on nüüd Kariibi meri, et minu jaoks on 7 tõesti selle välimus on täielik, ma ütleks selline, sellist merd võib ainult filmides näha ja tõsi on Kariibi mere piraatides siukest merd võib tõesti näha ja tõesti on see väga ilus, tõesti. See koht, mis siit paistab teile,
see on üks senootestest või nii-öelda maa-alustest koobastest, kus vesi nii-öelda puhas mage vesi liigub. Terve Yucatani poolsaar ongi tegelikult siis lubjakivist tehtud, mis on vesi, on uuristanud siuksed käigud ja ma olen siukene nii õnnistatud olnud, et olen siia jõudnud ja et seda näha, ma kindlasti lähen ka siia nüüd ka ujuma kohe, kui saan selle videoga tehtud. Tõesti on täiesti kristall sinine vesi ja ma ei oskakski ausalt öeldes paremat üldse tahtagi, kuid see on alles esimene nendest nii-öelda aukudest, magevee aukudest ma nimetaks, sest tulin siia siuksest trepist ja ümberringi on täiesti fantastiline. See on täiesti naturaalne koobas, mis on tuhandete aastatega siia või miljonite aastatega isegi siia niimoodi tekkinud. Ja tõesti tulin siia siis rolleriga, rentisin endale siis siukse kaheratlase sõiduki ja tänu sellele tulen ka siukestesse kohtadesse, kuhu ka turistid siis väga ei lähe. Ja olengi täiesti üksi siin, tegelikult siin üks teine vend on ka, kuid tõesti väga lahe ja vaatame, mis veel lahedaid koopaid see Yucatani poolsaar pakkuda meile võib. Kuid seniks ma lähen hüppan vette ja naudin seda olemist siin. Olen väikses sõidus! Kohe hakkab vihma tulema! See koht siin, kus ma nüüd praegu olen, peaks olema siis maajade jaoks üks püha koht ja samuti on tegu nii-öelda senootesega või siis maa-aluse koopaga, kus siis maa-alused jõed läbi liiguvad ja siia kahjuks kedagi ujuma ei lubata. Arvatavasti sellepärast, et mitte roojastada ära siis maajade nii-öelda siukest püha paika. Tore on, et vähemalt nii palju austust neile siis ka alles jäeti peale kõike seda jama, mis need eurooplased siin neile ka korraldanud ei oleks. Aga tõesti on lahe koht, et natuke siin ringi vaadata, võib-olla hüppan ka vette ja siis lähen järgmisele reisule. Sellest samast kohast, kus ma siin ennem rääkisin sellest ohverduspaigast, mitte ohverdus, aga pühast paigast, mis maajade jaoks oli, siis täna meil on siin ka sukeldujad nüüd. On näha, üks nendest läheb ja lähevad sinna koopasse ja see peaks neid siis juhatama välja järgmisesse siukesse avatud tiiki. Ma ütleks neid tiikideks isegi võib-olla jah. Aga üks väga huvitav asi veel nende tiikide juures on see, et ümberringi on näha, kuidas puujuured ulatuvad läbi siis lubjakivist katuse, mis siit justi näha on. Tõesti on põnev paik, kindlasti nende meeste jaoks, kes seal all sukelduvad, on see kõvasti põnevam, kui seda on hetkel minul siin lihtsalt niimoodi vaadates. Kuid minu sukeldumised on varsti tulekul ja siis teen järgmise videod nendeski. Nii, nüüd tulin üks viimased 3 tundi siukse kohta nagu Punta Allen ja tulin siia ja mis on nagu sükene poolsaar, nii-öelda kusagil 60-70 kilomeetrit lõunas, vaadates siis Tulumist ja rohkem enam edasi siit ma poolsaarelt minna ei saa, siis ma olen jõudnud täiesti poolsaare lõppu ja nüüd ega siin vaade just kõige parem vist ei ole, et siin on rämpsu päris palju, kuid Kariibi on endiselt silmapiiril, sest see on ümberringi selle poolsaare ja nüüd mul on järgmised 3 tundi tagasi sõita.
tee oli asfalteerimata ja täielik põõsastik, et oli päris peavalu tegelikult siia tulla. Mul on perse siiani räägilt valus sellest väiksest lõbusõidust, mis ma siia tegin 3 tundi. Niimoodi käib sõit Mehhikos. Sõidan hetkel Playa del Carmenist Tulumi poole. Siin ikka Tulumis ja läheb väikseks viinavõtmiseks siin seltsimees Paologa, kes on siis kõige lähedam vend, keda ma siiani kohanud olen ja tõesti täielik austus selle venna vastu. Nii, nüüd läheb tequila joomiseks. See, mis meil siin paistab, on 2 traditsioonilist Mehhiko jooki. Esimene nendest siin on tequila ja teine nendest on mezcal. Mõlemad joogid on traditsioonilised ja on tehtud üsnagi sarnastest kaktuse taolistest taimedest. Ei rääks rohkem välja mingit paalo. Igatahes mul on siin peale nende kahe mul siin apelsin ja laim. Et apelsin siis läheb koos mezcaliga ja tequila läheb siis laimiga. Ja lisaks on mul ka veel 3. variant ja see on siis mingisugune vürts. Ja seda vürtsi paneme siis nii-öelda kas siis laimi või siis apelsiniga. Igal juhul esimene variant on siis laim ja tequila. Ja teeme kohe proovi. Kõigepealt siis, ma ei tea, kas ma õigesti teen, aga läheb nõrkene spice'i siia ja läheb nüüd tequila. Nagu tequila ikka. Nii. Teine variant, ma sellest vürtsi rohkem paneks. Vürtsi ma ei salli, nüüd homme või all. On siis mezcal ja ka niisugune kange alkohol. Vähe teistsuguse maitsega. Nii, ja läheb mezcal. Maitse on täiesti teine. Ma ausalt ei oskagi öelda, mis maitsega see on. Ma arvan, seda proovida enne, kui saaks öelda, mis maitse see on. Ma tänan. Just nimelt see, mis teile siin paistab, on langevarjuhüpete tsoon. Tulin siia tegelikult juba eelmine nädal, et osa võtta just täpselt sellest samast asjast ehk hüpata alla taevast koos langevarjuga. Ja siin ma nüüd olen ja tuli võtta selleks osa nii-öelda kursusest, mis kannab nime AFF course, millega siis ilusti ära olen lõpetanud. Kokku oli 7 hüpet ja nüüd hästi on näha, kuidas see meie lennuk, mille pealt me pidime alla hüppama, nüüd läheb uuele lennule. Kahjuks minul enam ühtegi lendu siin enam ei tule, kuid on olnud super aeg siin sellegi poolest. On olnud super kursuse nii-öelda juhataja või instruktor, kes on olnud tõesti väga palju abiks ja kõik see kogemus, see on lihtsalt olnud super hea.